see kala läks nii katki, et oli nii kurku tõmbanud. Aga ta on vähemalt mõõdus õnneks. Jah, randist ei jäänud küll midagi järgi peale. Kurat, see oli kobedam kalane. Ujub siin, ma ei tea, kas on näha või. See oli kobedam kala. Ei, no muidugi. Aku on tühi ikka õigel ajal. Kahjuks on lugu selline, et täna on kaamera seisnud vist enamjaolt. Et ma näitan vahepeal. Mis mul kastis on, et kuna ammu pole koha saanud, siis otsustasin, et võtan täna limiidi. Siin on 5 sellist, nibin-nabin, circa 60 sendised kõik nad on valitud. Et nüüd ilmselt ei saa jupp aega tulla ka, et siis on nagu söögikala olemas.
muidu küsitakse ainult, et kas kala ka saab või kulub ainult inventari peale tohutult raha. Nii, proovime nüüd mõne võtu peale ka saada, et siin üks ilusam kala ujub seal. Tema ei tahtnud. Tegelikult ma ei vaatanud lanti isegi üle. Mis seisukorras see on? See on täna korralikult rappida saanud. Ja mis ma ikkagi olen avastanud, et kui näed mingit korralikku neitu, siis võta see aeg ja sõida lähemale. Tulemus on palju parem. Üks ilusam kala on sihikul, et täna on ilus vaikne ilm, selles suhtes on hea, et sõidad enam-vähem ligi ära talle ja lülitan trollika välja ja siis on nagu paras siin ise püüda ja sihtida, et kalale hakkan juba paraja kauguse, viske kauguse peale jõudma, siis võtan juba hoo maha, et ta väga kaugele ei sõidaks, kui ma ta kinni lülitan. Minule meeldib ka endale sobiva külje peale kala settida. Ja proovime. Ei reageerinud. Kunagi ei tea, kuidas täpselt see lant ju talle sinna kukub, et see ise läks mööda, et ise viskasin mööda. Nüüd see üsna hästi tegelikult, et siit võiks reaktsiooni saada, aga ei ujub veits seal, et ma proovin talle järgi minna. Nakametsi unustasin koju täna. Mis on nagu halb. Oi jah, sellega peab ikka midagi ette võtma.
seepoolest toob ta ühe kala veel, ma arvan. Siin sõltub rohkem kalamehest. Ja aga ma proovin nüüd näidata siis, kuidas võiks laivipüük välja näha, et siin 5 korda mul on õnnestunud täna, et äkki õnnestub veel, et leida kala ja sihtida ja ära võttada. Natuke leevendust ka päikesest. Tundub, et seal kuskil 22 meetri peal on üks suurem kala, aga kuna siit on talle väga keeruline pihta saada, siis ma hiilin vaikselt lähemale. Võtan juba aegsasti hoo maha, on see kuskil 15 meetri peal, et on selline mõnus, näen enda lanti ja näen kala ja ta ujub praegu minu poole või mina liigun veel, ma ei saagi täpselt aru. Aga ta ei reageerinud. Istub ilusti siin 10 meetri peal. Ise läks liiga pikaks, nüüd jälle läheb aega enne kui ma temani jõuan. Natuke nagu liigutas, aga ei midagi erilist. Nüüd on ta juba siin paadi juures, et siit on juba keeruline võttu saada, kui siis mingi löögi meelitab välja, aga proovida tasub. Siin on ilusti näha, ta on ninaga allapoole siin. Ma nüüd lasen selle landidele täiesti nina ette ja siis vaatame. Ja võtt! Ja nii see käib laiviga. Kui sa selle kohale selle landi nina ette saad, siis on ta sul käes ka. Oho! Kuhu sõidame? Kas on tõesti mingi suurem kala mul täna või? Sõita ka. Kui ma nüüd ühe korraliku kala ka veel saan, siis on päris kena õppevideo. Kusjuures see laivikomplekt on müügis praegu mul 1500 eurot. Muidugi sai aku tühjaks või midagi. Aga ma jätkan, kala on nii kaua siin vees. Et see laivi komplekt on ka müügis praegu 1500 eurot. Humminbirdi Helix
see Patrioti jalg pluss Megalive 1 andur, et koha kannatab ilusti jahtida, nagu näete. Kena selline 60 pluss senti kalaga, aga minul on limiit täis ja tema läheb tagasi. Assa, mõnusa laksuga läks. Niimoodi. Miks ma ära tahan müüa seda? Ja siin on näha ka see kala läheb praegu alla. Kahjuks vist sinna ei ole näha. Läheb ilusti põhja, ära rahuneb seal. Et miks ma teda müün? Sellepärast, et ikka on vaja uut ja paremat. Ja huvitavamat ja nii edasi. Nii ma proovin jälle. Kas kaamera veeb ikka? Nii ma proovin veel sama süsteemiga on ju. Jube palav on, tegelikult ma hakkan ära minema. Kohe. Nii, seal ma näen põhjas ühte kala jälle, et on siin 15-12 meetri vahel. Lähen natuke lähemale. No vast. Nüüd on ta 10 ja 15 vahel. Visked peavad hästi täpsed olema, et muidu ei ole lootustki, et keri parem tagasi ja tee uus vise. Kahjuks ei tea täpselt, kuidas see kala seal on, et mis asendist täpsemalt. Ma näen seal kaugemal ilusamad kalad. Vaatan sinna poole. Siin on üks päris pinnas, või mitte pinnas, aga noh. Tema põgenes ära üldse. Need kalad, mis ringi kihutavad, et neid ei ole mõtet nagu väga taga ajada, et ülikeeruline on pihta saada neile. Üks siin istub jälle. Ei, jah, nüüd kukub talle otse pähe, et see ei ole ka nagu päris hea, et ta võib selle võtta, aga ja võtab mõnikord, on ju. Hommikupoolel üks sõber ka siin mul
tal nagu ei trehvanud hästi, kala ei saanud ja läks tuju ära, läks koju, et küll ma saan talle palju videosid näidata nüüd. See on siis 5, 6, 7, 8 kala on see täna. Midagi suurt mul ei ole õnnestunud saada. Näed, rapsiski lahti ennast. Rahmib. Kahva mässinud, see on ümber hammastanud. Noh, see vist võib-olla annab mõõdu välja, aga võib viib mul kahvaga ära. Jah. Et ma vaatan, et hästi paljud inimesed on vaatanud mul seda vaivimüügi kuulutust, et ma siis nagu mõtlesin, et näitan ka, et ja kes on väga tõsine huviline, ma räägin endaga jälle siin, ei ikka räägi, kes on väga tõsine huviline, siis võime läbi rääkida ka terve paadikomplekti müügist ja ostust, et kes on jälginud juba videosid, siis teab, et ma teen endale uut paati ja niimoodi ongi. Niimoodi igatahes ma teen kokkuvõtte kiirelt ära, sest et kaamerale paistab päike peale, siis ta lülitab ennast ise välja kogu aeg, et kalad ikkagi ujuvad, ei saa nagu tahaks õnged kokku panna, aga nii kui näed jälle sellist normaalsemat täppini, võtad õnge lahti jälle. Et täna sain siis 9 koha kokku, 5 tükki võtsin kaasa, ma ikka ei saa, ma pean proovima seda. Ja siin on neid 2 või ma ei saagi ära. Seal tundub, et on hoopis 2 kala, et ei olegi. Ja 2 väikest oli hoopis. Ainult tehmatas nüüd laiali ära. Et juba küpse või? Et ühesõnaga 9 koha sain, limiidi võtan kaasa, sest et lubasin nii mõnelegi, et saab kala ja ikka käsi käib, ikka ei saa rääkida isegi. Aga vee peal näeme. Mina lähen koju nüüd, kell hakkab 1 saama juba, et püha päev, siis saab natuke perepäeva ka teha.